Tere tulemast, kallid sunnid! Siin on teie oktoobrikuu teise poole ülevaade. No nii, sunnidel on terve see kuu pigem selline sissepoole vaatamise aeg. Nii esimene pool, kui ma õigesti mäletan, kui ka nüüd teine kuupool on pigem mitte väljapoole, vaid sissepoole elamise koht. Ehk siis leidke endasse meelerahu, leidke endasse jõud, et mitte viia oma kogu energia väljaspoole ehk siis teistele inimestele, kellele peaks just nagu midagi näitama, tõestama, mis iganes teie nii-öelda kutse on, mis rahva sekka veab. Praegu ei peaks te seda kutset kuulama. Praegu on see koht, kus te saate paraneda ja parandada eelkõige iseennast. Ja praegu on see koht, kus tuleb vaadata otsa oma nii-öelda vanadele haavadele, olgu need siis ise tekitatud või kellegi teise tekitatud. Praegu on teil haruldane võimalus selles iseendaga olemises need haavad lahti mõtestada. Ehk siis analüüsida, mis ma saan teha, et edaspidi nii ei läheks. Ja need vanad haavad ei pea saama lahti kistud, ei pea seal urgitsema, vaid võtke kõrvalt vaatleja seisukoht neid olukordi ja asju hinnates. Ehk siis astuge oma nii-öelda iseenda olemisest hetkeks välja, vaadake neid asju kõrvalt, just nagu kellegi teise probleeme, just nagu kellegi teise kogemusi ja proovige anda nõu just nagu kellelegi teisele, ehk siis nii on teil võimalik just nagu iseendale nõu anda, nii hästi nagu te suudate teistele nõu anda, aga iseendale ei oska tavaliselt. Siis praegu on see koht, kus selleks, et edasi minna, selleks, et paremat meelepositsiooni saavutada, peaksite te tegelema asjadega, millega te tegeleda ei ole tahtnud. Olgu need siis teiste eksimused teie vastu või teie eksimused teiste vastu või teie eksimused iseenda vastu. Nendega tuleb tegelda. Ei ole võimalik, et te saate neid nii-öelda alla suruda. Need ei kao kuhugi, kui nendega ei tegelda. Need tulevad ikka ja jälle päevavalgele ja ühel hetkel teie nina nii-öelda surutakse teie pahanduste sisse ja te peate sellega tegelema. Praegu on teil võimalus see nii-öelda oma tingimustel ära teha ja õppida lõpuks midagi, selle asemel, et kogu aeg tegutseda ja otsida uusi nii-öelda tegevusi ja asju peale, te kogute endale liiga suure nii-öelda elu jooksul kogutud karmakoormas edasi ja te ei suuda seda lõpuks enam kanda. Kui te iseendaga ei suuda olla, on see suur ohumärk. Kui te peate otsima tegevust, inimesi,
midagi näitama, tõestama kellelegi, siis on see samuti suur ohumärk selle kohta, et te ei ole tegelenud asjadega, mis on teil minevikus. Te ei ole neid lahti mõtestanud, te ei ole neid analüüsinud, te ei ole õppetundidest aru saanud. Nüüd on see koht, kus teil on võimalik ja üsna vajalik seda teha. Aitäh ja olge hoitud!